Tšauki, Merike numbrite keel. Tulin natukeseks ajaks teiega lobisema siia, nagu kombeks. Ja, teate, nii huvitav kohtumine oli nädalavahetusel, õigemini eile siin. Oli üks selline 18-aastane noor tüdruk. Oli meil külas ja me rääkisime hästi sügavatel teemadel. Ja jõudsime nii kaugele kui sünnikaardini. Vaatasin, kasuta võimalust ära, et kuna tegemist on väga lähedase inimesega. Ja muidugi see andis mulle nii palju mõtteaineid, nagu mega palju. Nüüd tahan sinuga rääkida nagu sõbrannaga natukene, et sa lihtsalt ka natukene mõtiskleksid oma elu üle. Sest ma tean, et meil on siin suurim osa on sellised ümber 40 sellised vanused, et me oleme parasjagu juba elu ka näinud ja maitsnud neid võlusid ja veel mõnusamaid asju, on ju, pahast ei räägi. No vot. Ja siis oli nii põnev, et ta tahtis teada oma ametid ja siis ma vaatasin need ametid läbi ja vaata 18 on üldse selline mesimagus aeg. Lihtsalt käis mul sellised mitu mõtet läbi ja ma rääkisin natuke oma elust ja tema rääkis jälle oma lapsepõlvest ja siis 18 on siis, kui sul on kogu elu on valla, numeroloogiliselt siis sa lähed oma energiasse. Ehk siis sa tuled välja sealt ema ja isa energiast ja see on üldse müstiline aeg. Ma hakkasin mõtlema numeroloogiliselt 18 on üks kõige maagilisemaid numbreid, nii nagu ma olen teile rääkinud sellest, et kui sünnikaardis näiteks ka see välja tuleb, siis oi, kui palju sellel on nagu võimu. Isegi näiteks mul on praegu ka üks suulises analüüsis üks naisterahvas, kelle näiteks sünnipäevas 6 ja aastas üldse ei ole ei 8, ei 1, ei 9, aga tema sünnikaardist tuli põmm välja 18, eks see on selline väga salapärane. Ja siis seal läkski nagu niimoodi põnevalt lahti see meie jutuajamine rulluma, mida ma mõtlesin, et ma räägin teile selles suhtes ka, et mõtisklege oma elu üle. Millal oli selline periood, mitte probleem, et kus sul on nagu aega ja kõik asju tahad teha, no eks siis see 18 on ju, ja raha ei ole. Siis sul on mingi periood elus, no ma ei tea, kuhu vanusesse võib jääda, sul on töö, sul on raha, aega ei ole. On ju, siis mingi hetk on, sul on töö, sul ei ole aega ja siis ei ole raha. Äkki või siis vastupidi, on aega ja raha ja ei ole tööd. No, võt seda perioodi ma küll ei tea, ma ei ole sellist asja veel elanud. Noh, eks siis saate aru, natuke puterdan siit, natuke sealt, aga üldjuhul on see, mida me kõik elame elus läbi. Ma arvan, et mitmeid satse on see, et meil on aega, aga meil ei ole raha. Ja siis ka seda satsi, et meil on töö, meil on raha ja meil ei ole aega. Need on sellised asjad. Aga numeroloogiliselt hästi kiiresti niimoodi läbi hüpates, kuna eile oli see jälle nii päevakorral meil selle noore tüdrukuga, siis vaatasime ametid läbi ja kõik nii ja siis ta ütleski, et vaata tahab sinna kooli minna ja siis ta peab nagu seda nagu, nüüd ma ei tea seda eesti keeles öelda, taotlema need koolipaigad, äkki niimoodi ütleme. Aga siin Soome süsteemis on see, et sa paned sinna 2 oma nagu kohe kõige, mida sa tahad ja 3 on siis sellised, et okei, kui ma sinna ei saa vaata, et siis need on nagu teisejärgulised. Aga kuna tal on see 18 ja ta sünnikaardist hüppas ka see välja, siis ma ütlesin, et tead, et kõik tööriistad on sinu käes. Aga vaata, kui naljakas, inimestel on see tööriist, ega väga paljud ei oska seda kasutada. Ja ma ise arvan, et meie, kes me oleme siin 40+, et siis me saame juba aru, et no mis meil ikka kaotada on, et hakkame siis tõsiselt seda nagu manifesteerima endale ellu. Seepärast, et mina ütlen, see 18 on üldse üks selline kutsika aeg. Mõtled, et oled maailma naba, aga taskud tühjad. Mis sa teed? Otsid tööd, kogu aeg kulub ära, sulab ära, nagu saad aru, nagu vesi käte vahel või lumi. No võt siis. Ja siis ma hakkasingi talle rääkima sellist asja, mida mõtlesin, et jagan teiega ka. Ja ikka nagu sinna vaba mikrofoni vormis analüüsisin seda aega. Ehk siis numeroloogiliselt 25 vanus, ehk siis pluss miinus seal 3 aastat, 2-3 aastat. Toimub nagu mingisugune selline nagu ümberlülitumine. Numeroloogiliselt siis avaneb sinu vaimsuse kolmnurk, ehk siis sinu see eelmiste elude kogemused tulevad nagu kõik saad aru nagu uksest valla. Need ei tule muidugi 1 sekundi peal, nad ikka seal niimoodi viibega tulevad. Aga see on nagu mega huvitav, seepärast, et vaata 18 hakkad hullult toimetama, jooksed nagu vasikas. Ei tea kuhu suunda ja mingi hetk nagu lööb pea nagu klaariks. Ametite kolmnurk üldse numeroloogias, siis see aktiviseerub tegelikult 35-aastaselt. Pluss miinus jälle 2-3 aastat siia-sinna. No vot seda nimetatakse siis keskea kriisiks.
mina elasin keskeakriisi läbi 33 aastaselt, ma mäletan, ma mõtlesin, et ma suren ära. Aga nii vana või? 33, päriselt nii vana. Nüüd on 47, üldse ei lõhna mitte kuidagi vanaduse järgi, minu meelest aina paremaks läheb. Nagu koduvein. Vaat, või siis hernesupp pidi ka paremaks minema, ta rohkem seisab kapis. Vot, et räägi sina ka, et kuidas sul tunduvad need asjad, seepärast, et 35 numeroloogiliselt jällegi ja ametid aktiviseeruvad. Me oleme ju enne seda, teeme ka kogu aeg mingeid ameteid. Jube vahva on see, et kui sul nagu täpselt läheb naba kümpi, vaata see, et sa saad täpselt need samad õiged ametid välja. Selle tüdruku puhul läks küll väga huvitavalt. Tal olid hästi kummalised veel, vaata, igas kolmnurgast nüüd numeroloogiliselt tuleb 6 numbrit. Mõnel inimesel on need kõik erinevad, aga temal oli 3 numbrit, mis olid topelt. Ja kõik viitasid ühte kapsaaeda. Nagu me tõsiselt vaatasime kahekesi neid asju ja siis ma räägin talle neid numbreid lahti ja siis ta ka mõtleb, et kuidas see võimalik on. Ma just tahangi nagu sinna kanti minna. Ma ütlen, no nii, nägid. Suurepärane. Meil on metsas külalisi. Ma pean nüüd natukene vaatama, kuhu ma seda atra seadma hakkan. Siis tema tahab ka neid külalisi näha. Jaa. No võt siis. Ja ehk siis 35 on jah hästi maagiline aeg. Minul oli ta jah 33 aastaselt oli selline täiesti, ma mõtlesin, panin pillid kotti, poisid väiksed, ütlen, et emps läheb nüüd show-kakao. Vaadake ise, kuidas hakkama saate, et mul on endal ka siin jamasid palju. Aga see kuidagi, ma ei tea, venis nagu püksikumm pool aastat ja siis sain sellest üle sellest kriitilisest perioodist. Ma tean, et mõnel on see olnud seal, ma ei tea, 37 või et kommenteeri siia, kuidas sul see on olnud, kas sul on üleüldse olnud, mõnel pole üldse. Vot, ja siis järgmine asi, mis ma veel tahtsin kiiruga jagada, et minu meelest on see selline hästi huvitav etapp. Meil oli eile sinna mõnus nostalgia. Tema räägib siin kuni 18 kogemustest ja mina räägin siis kuni 47. Proovisin kiirfilmina seda teha. Muidugi palju jätsin rääkimata. Aga vaimse kolmnurgast tuli tal mega huvitavad koodid välja ja tahtsin natukene nendest rääkida, siis rääkisin oma ühest koodist ka, mida ma olen teiega juba ammu jaganud. Ma ei hakka seda siin rääkima. Surfake neid, millised huvitavad koodid tulevad välja inimestel. Ja ma ütlen alati, et õnnelikud on need, kellel ei tule neid, aga tegelikult peaaegu kõigil tulevad. No see loksutab jälle väga palju paika. Niisiis, siis on meil ju veel selline asi nagu missioon. Me kõik, kes me numeroloogiat enne oleme uurinud, siis meid on kõiki nagu köitnud see elude number. No ja elude number on üks asi, mis tuleb ka sinna kaasa missiooni. See on veel laiem. Aga see alles aktiviseerub siis, kui sa saad aru oma miinustest ja oma selles sünnikaardis olemisest, need plussid, miinused üldse kokku ja saada endast aru, kes sa oled. See ei ole lihtne, see ei ole ka keeruline. Tahtma peab. Vaat niimoodi. Ja kellele sa ikka otsa vaatad päevast päeva? Iseendale, on ju? No võt, selline piiba-pooba tahtsin neised jagada, seepärast, et osad on öelnud, et ma olen nagu sõbranna, kes hommikuti tuleb natukene juttu rääkima. Või siis on mulle öeldud ka, et sa oled täitsa nagu oma jope. No, siis ma olen ka oma jope. Et mulle sobivad kõik asjad. Ja jaga siis minuga ka ja meie kõigiga siin kommentaarides, millised eluperioodid on sul veitsa sellised keerulised olnud. Millal on olnud see etapp, vaata, et raha on, aega ei ole. Või siis see, et ei ole kumbagi. Ja millal on sul näiteks selline keskeakriis toimunud, võib-olla üldse pole kriisi olnud, kõik on läinud nagu lepase reega. Et noh, meid on vaata seinast seina. Et aga ma tean, et nii ehk naa need asjad tulevad. Mõni on seal partnerid vahetanud võib-olla nagu šokke. Mõni pole üldse vahetanud. Aga need tulevad ka muidugi sealt suhte kolmnurgast pärast välja. Milline tüüp sa oled, seal on ka teatud number, mis viitab sellele, et sa oled selline šokivahetaja. Vot. Aga noh, sellest ma ei tahtnud rääkida, pigem see, noh ma ei tea, pidin ikkagi ütlema igaks juhuks, sõbrannade värk. Jätame selle siia saladust. Elu on minu meelest nii põnev. Ja pane siis neid kommentaarid siia ja siis täna kohtume. Tuletan meelde, loodan, et näed seda täna, et siis, mis on kell 7 oleme siis Eesti TikTokis. Miks ma räägin Eesti, et kui sa oled ka Soomemaal olev eestlane, et siis ma alustan kell 6 Soome TikTokis. Siis 7 on Eesti TikTok ja siis lähme veel 8 sinna YouTube'i sisse. Ja YouTube'i videod salvestuvad sinna ilusti ja siis seda saavad siis klubilised edasi pärast vaadata. Et aga osalemiseks on kõigil võimalus siis nii TikTokis kui YouTube'is.
egas midagi, näeme vahvat pühapäeva hommikut, kui mega soe on. Vaatasin hommikul ainult 7 kraadi oli. Panin väikse pool suusamütsi pähe endale, aga nüüd ära ka ei võtta, sellepärast nii hea sossu on. No nii, erike numbrit kell. Tšau, tšau.